Tšau sõbrad, mina olen Helen ja täna õpetan ma teile, kuidas sellel aastal koduste vahenditega mune värvida. Selleks on vaja teil mune, punast kapsast, äädikat, lõikelauda nuga, kaussi, sõela, potti, pliiti ja kaitsevahenditena kasutame täna pajakindaid. Esimese sammuna hakime me kapsa. Kapsa paneme potti. Samamoodi paneme potti ka munad ja katame kõik veega. Kui vedelik on keema tõusnud, siis keedame seda segu nüüd umbes 10 minutit. Meie tänases kasutatavas punases kapsas sisalduvad siis väga tugevad värvained ehk siis antotsuaanid. Mis nende puhul on eriti huvitav on see, et vastavalt keskkonnale, et kas siis tegu on alusellise või happelise keskkonnaga, on need antotsuaanid erineva värvusega. Happelises keskkonnas on värvaine lillakas, roosakas, neutraalses keskkonnas sinine ja natukene siis alusellisemas keskkonnas muutub ta sinakaks, rohekaks ja kollaseks. 10 minutit on nüüd möödunud ja ma eemaldan siit segust siis munad. Nagu võite näha, siis erilist värvimuutust me munade puhul veel ei näe. Selleks on vaja paar etappi veel teha. Sel ajal, kui ma ootasin, et minu kapsa vedelik jahtuks, siis sellel ajal ma katsin mõned munad täppkleepsudega. Et siis katsetada, kas tulevad ka täpilised munad. Kui meie segu on nüüd natukene kuivanud, siis lisame selle vesilahuse nüüd meie munade peale. Nii, munad on nüüd peidus ja kuna looduslikud värvained mõjuvad natukene kauem, siis laseme tal ka seista. Aga enne seda on vaja sinna lisada üks väga tähtis komponent. Ja selleks komponendiks on meil siis söögiäädikas. Mina kasutan 30% söögiäädikat ja lisan siis seda siia umbes paar supilusikatäit. Nagu ma mainisin, siis see värvaine muutub happelises keskkonnas roosakaks, mis tähendab seda, et äädikas ongi meil happeline. Munakoor on enamasti meil aga aluseline ja selleks, et munakoor oleks vastuvõtlikum siis sellele värvainele, siis me natuke töötleme teda happega. Värvaine imendumine munakoorda võtab aega ja seetõttu panin ma nad nüüd külmkappi seisma. Ja nad võiksid seista siin umbes üle öö, selleks, et värv korralikult jõuaks imbuda.